tänases osas. Kui suur on? No ma ei tea. Paar kilo või? Kui on lõhe, siis jah. No ma ei tea, 100 hädase liila korpusega. Oba, sapuitka. Lõpuks saime kalale. Ees oli pikk püügipäev. Ilm oli ideaalne. Ei olnud palav ega ka külm. Kui Ragnar ja Andre läksid suurele jõele, siis Hando ja Hannes otsustasid lisajõe kasuks. Ka Raivo võttis suuna lisajõele, liikudes ülesvoolu mitu kilomeetrit, et siis hiljem püüdes allavoolu tagasi tulla. Algus tõotas head. Ragnaril on juba midagi ilusat landi otsas. Kui suur on? No ma ei tea. Paar kilo või? Kui on lõhe, siis jah. Vikker! Päris äge. Oi, selle väikse ridvaga. Värviline või? Jaa! Läheb jälle. Poisid, mul on hull koll otsas, täitsa poelna. Ja nii vähe ongi vaja, et kalamees oleks õnnelik. Sa teda välja ei võta? Ma ei julge tõmmatana. Sest ta kohe alla poole tuleb, paneb edasi. Isane lõhe. Ah? Isane lõhe. Aga mis see Vikris sai? Algus tundus. Sa nii suuri said või? Võis olla küll, aga õpetased olid. Andrel on ka kala otsas. Harjus. Uus vise.
ja jälle kala. Aga see ei tundu küll harjus olevat. Oba, saputka, samasugune. Ragnar alles vabastas oma kala, kui nägi, et Andrel on abi vaja. On ikka sitked vennad ju. Tuleb, ujub sulle jalgadesse võivad. Kuule, nüüd ma saan aru, miks sa mõtlesid Viker. Et viskab seda, täpselt seda tooni sisse. Jumala kaua on jõudu. Ma räägin, see küsib, miks ma välja tõmba. Mul on nii pehme ripp ka veel vaata. Nii. Lähe. Oota, noh. Ei, see Amerikas. See on samasugune. Ma päris kindel. Kuidas need täppidega oli? Kui on allpool täpid Amerikas, kui ei ole, siis on lõhe. Tundub, et see ongi seda standardnoot. Ja kutt mine ujuma. Samal ajal Lisajõel. Ka Hando sai käe valgeks. Ilus harjus. Hannesel polnud algus just kõige parem. Küll ma ei saa püüda siin eriti. Küll puhasta kuradi GoPro ekraani udust raisk ja ma ei tea, saada häda selle hiilakorpusega. Vesi oli sügavam kui eelmisel aastal ja kuna päike ka ei paistnud, siis põhja polnud näha. Siiski see ei mõjutanud meie kalasaaki.
Hannes kontrollis ka Hando kaamerat, et kas on udune. See on natuke ilusam forell, aga ei võta. Hannese kehv algus pöördus kiirelt positiivseks, kui probleemid kaameraga said lahendatud. Päris korralik harjus, jah? Korralik harjus. Aga räägime siis ritvadest kui sellistest. Siis ma võtsin ühe ridva, mis on Volsanka Stilet. Ta on testiga 6 on 1-6 grammi ja pikkus on tal 2,13 meetrit. Ülikerge ritv, ülikerge väikse rulliga, väga hea püüda. Ülimõnus ritv on. Ots on hästi pehme, painduv, niisugune mõeldud jõeforelli püügiks see ritvu. Ütleme niimoodi, et mina sain selle ridvaga, sain lõhet püütud, sain jõeforelli sellega, sain ilusa korraliku lõhe sellega, kaaluga oli 1,7 kilo, või oli see meriforell, täpselt ei teagi, raske oli aru saada, kumb ta on. Väga vinge oli siukse pehme ultralight testiga ridvaga püüda, et mässas korralikult väike rull ja vägev oli kogemus missugune, et kellel on huvi siukse hästi tundliku ridva kohta vastu, et tunned kala igasugust liigutust, mis kala vee all teeb, et kuidas kala ujub, keerab, hüppab või krutib ennast jõe põhjas, et selle Volsanka Stilet ridvaga on see kõik tuntav ja väga vägev on, et soovitan seda ridva kasutada. Raivo liikus endiselt mööda ATV rada ülesvoolu. Kui ära eksin, siis on alati tagasi kõndida. Igaks juhuks on ka pipragaas kaasas. Loodan, et jõuan mõne voolava veekoguni, et saaks natukene juua. Siin on mingi seisev vesi, et seda päris ei julge juua, et eks ta mingi vihmavesi ole, aga tuleb lihtsalt edasi liikuda ja tagasi Suurele jõele. Andre vahetas landi ära ning täitis veidi ka kõhtu. Oho! Saarrais! Suurel jõel tegevust jagus.
hästi mütab või? kuidas? Mütab hästi või? No käib vahepeal, kraabib põhja ja samasugune. Need on vist kloonitud kuskil. Millega sa püüad? Panin... Mis sa... Sellega. Panin just tuti. Vaatan, kas tõmbas sirgu. Ei tõmba neid konkse sirgu, väga hea. Need on jube pehmed konksed. Oh, see on jõe forell! Päris ilus! Võtan jõek ära või? Tal on vist probleemid, noh. $850 grammi. Raks. Ega eelmine kord nii hästi ei tulnud kala, eelmine kord tuli 2 päevaga nii hästi, nagu meil praegu juba on. Nii et ja meil on pool päeva veel ju. Väga ilus. Arvasid, et ilus lõhe või? Merik, jõe forell. Ja muidu algus arvas. Algus jah, et lõhena. Aga et ma nii ilus jõekas, ma pidin ta ära atmana. Ja muidugi süüa on ka vaja ja muidu on meil nälga vaja. No, ega kui ma mingi kamaka lõhe saab, ega pistan selle ka ära. Võrralik või? Võtsid täpselt peamas. Hea nelega võita vist. Pärast seti ka on, tõsad otsa. Selline.
sain ühe forelli. No nii mõõdus äkki juba. Mis ma teen huvitav? Hästi tume, äkki on merikas. Ta ei ole jõekas ikka. Ei, ma ei saa konksu ära. Ta ei ole suur, aga ma ei tea. Vaatagi tumedad värvid seal. mis sest, et vesi oli kõrge, aga lisajõel jagus ka tegevust ning paar söögikala oli juba käes. järgmises osas. paus ja kala otsad. Kus oli tume?